Me oleme kaamera sättinud üles Pärnusse kohe linna sissesõidu juurde, kui tulete Tallinna poolt ja asja pärast, nimelt Import Auto, kellega me oleme tegelikult juba päris mitu head aastat koostööd teinud, on see ettevõte, kes müüb kasutatud ja uusi Volvosid, aga on nad tuntud ka kui autode tuunija. Seesama Heiko, mis on olnud aastaid Volvo koostööpartner ametlik, on see tootja, kelle siis visuaalsed ja tehnilised jupid Volvodele külge lähevad, et Volvo omanik saaks oma auto natukene uhkemaks ja ilusamaks. Läheme räägime, mida mehed 10 aasta jooksul põnevat teinud on, nad peavad 10. juubelit ja mida see Heiko täpsemalt tähendab. Sul on selja taga täiesti praktiliselt uus Volvo XC90 ja nii uuele autole võetakse ette ja juba on näiteks tagastange vahetatud. No täpselt nii, et paigaldame siia täiesti uue Saksamaal toodetud Heiko Sportiv tuuningu. Kõik Heiko Sportiv tuuningu detailid on toodetud Euroopas, siis Saksamaal, Austrias või Šveitsis ja nad on läbinud kõik võimalikud ohutuskinnitused, tegemist on tõepoolest kvaliteetsete toodetega. Et antud juhul siis oleme paigaldamas uuele Volvo X90-le tõepoolest Heiko Sportiv sarja ja see hõlmab endas välimist sarja ehk siis bodykitti ja selle sees ka siis on selline uus sari Heiko Sportivil välja töötatud nagu Selected Sound, mis annab siis sellisele tänapäevasele, ökonoomsele ja sisuliselt tagant sumbuti torust praktiliselt mitte midagi välja tulevale autole võimaluse ka sellist veidi mehisemat häält anda. Ja selles suhtes on täna muidugi lisaks sellele soundile ka mootorituuning antud autole paigaldamisel. Mootorituuning tähendab seda, et me muudame selle auto performance'it ehk siis võimekust paremaks. Auto kilovatid muutuvad siin circa 18 kilovati võrra näiteks antud mudelil, ehk siis 165 tehase poolt ette nähtud kilovatist saame teha 183. Selle käigus muutub ka auto üldine väändemoment, kuskil umbes 50 newtonit antud juhul. Ja sellega seonduvalt ei mõjutata mingisuguseid muid tehase poolt ette nähtud parameetreid, auto kasutusiga ei lühene, mingeid muid tehnilisi probleeme sellest ei tulene. Vot seda ma tahakski alati inimestele üle öelda, et mina olen asjaga kursis, aga inimene, kes ikkagi kuuleb sõna tuuning või jõudluse performance siin parandamine, no esimene hirm on ikka kohe see, et mis pagana nurgatavust asja tajate. Ja kindlasti see nii ei ole, et Heiko Sportiv on alates 95. aastast tegelenud Volvode tuuninguga ja seda siis nii tänavasarjas kui ka täiesti ringrajal sõitvate autodega. Nüüd see tuuning, mida meie praegu siin näeme pildil, ei ole kindlasti tegemist siis rallisarja mõeldud autodele, vaid tegemist on just nimelt võib-olla sellest hallist massist natukene erineda tahtvale inimesele, et ta saaks enda sõiduki veidi huvitavamaks ja kenamaks teha, omanäolisemaks kindlasti. S60 ja V40 on siin kõrval, need saavad ka uue ilme siis? Jaa, absoluutselt, et me olemegi täna tegelikult tuunimas siin gruppi autosid, et on antud juhul siis diiselmootoriga X90, bensiinimootoriga S60 ja V40 ja nad kõik on saamas siis Heiko Sportivi mootorisarja sport väljalaske koos siis bodykitiga ehk siis selle välimise kitsarjaga. Ja lisaks on detailid muidugi ka salongi interjööri ette nähtud, kus on lävepakud LED-valgustusega käigukanginupud, sportpedaalikatted ja sellised muud vahvad elemendid, mis muudavad veel kord seda autot omanäolisemaks. Nii et me ei saa ikkagi öelda, et ta päris lammasundinaaks oleks ikkagi jõudlus muutub ka? Absoluutselt. Et siin võimsamatel bensumootoritel me räägime siis lõpptulemusest seal 243 kilovati juures ja selle juures 550 newtonit väändomomenti peaks olema igati meeldiv ja piisav, et kindlasti Eesti tingimustes seda katsetada võib-olla on isegi keeruline, aga annab kindlasti ohutuma sõidu, möödasõidu ja muud parameetrid, mis võiksid olla olulised. Kuulge, ma unustasin loo alguses teile õnnitleda, et teil on ju 10. sünnipäev Import Auto, me oleme Pärnus siin paari aasta jooksul käinud, aga te olete tegutsenud sedavõrd kaua, et jutud teist on, ütlen ausalt, üle Eesti levimas ja teada ikkagi positiivsena, et need, kes on vähegi käinud, mitte ainult Volvot ostmas, vaid ka siis Volvot natukene ümber tegemas, on tõesti kiitnud ja olen tõesti väga palju kuulnud. Miks te seda teete, miks on vaja siis tegeleda sellega, et peaks Volvot ümber ehitama inigi hea auto? Absoluutselt. Praegusel hetkel need 3 autot, mida teie pildil näete, on meil väga konkreetselt meie 10. sünnipäevaga seonduvalt ehitamisel ja oleme
otsustanud pakkuda oma klientidele erinevat sellist sõiduelamust ja kõik meie kliendid saavad loomulikult tulla koha peale salongi siia neid autosid ka meie juurde proovima, et on oodatud kindlasti proovisõidule, kes on tahtnud proovida uut XC90 ja ei ole seda seni teinud, siis kindlasti nüüd on võimalus seda ja lisaks saab siis proovida ka Heiko Sportivi sarja sama juures. Aga meil on üks huvitav üritus toimumas veel sel nädalal, oleme Audru ringile, Auto24 ringile kutsumas oma 100 parimat klienti viimase 10 aasta jooksul, kes on meiega olnud rahul ja õnnelikud ja jätkuvalt toimetame nendega, siis nemad saavad neid konkreetseid autosid siis Auto24 ringil ise proovida ja seda erinevust siis ka tunnetada.